Head noored, selles vaheklipis on mul võimalik rääkida Eesti pikaajalise direktori ja tänase arendusjuhi Epp Vodjaga, kes on justkui õpilasfirmade, minifirmade leksikon. Epp, tere tulemast! Tere, Ander! Epp, minifirmade programm on päris kaua juba kestnud, aga kui me korra vaatame õpilasfirma programmi, siis sellel aastal tähistasime me veerand sajandi võistlust. Kui vana on selle kõrval minifirma programm? Minifirma alustas 2005, nii et natukene arvutamist sulle endale. Võistlus aga on vist veidi vähem kestnud, et 2015, kui ma ei eksi, oli see, millal me alustasime võistlusega. Miks see oli just see õige aasta võistluse Minu matemaatikaga ütleb, et 10 aastat kulus. Algus oli lihtsalt minifirmasid vähe. Ei olnud kellegagi võistelda. Aga selle aja peale sai selgeks, et ajaloos oli juba selle aja peale olnud nii tugevaid õpilasfirmasid minifirmasid, et need oleks võinud isegi õpilasfirmade võistlusel olla. Ja siis me otsustasimegi, et nüüd on viimane aeg teha, et natukene ka propageerida, edendada seda minifirmade taset, et nad hakkaksid mõtlema natuke kõrgemalt. Õpilasfirma, minifirma, mis seal vahet on? Grupp noori ettevõtjaid tuleb kokku, üritavad luua maailma muutvat ideed või on midagi teisiti? See täpselt nii ongi. See on ühtemoodi. Aga erinev on natuke see, et minifirmadel on natukene vähem finantside õppimist, bilansi kokkupanemist me näiteks ei nõua ja rohkem on ikkagi juhendaja tööd seal samas juures, et õpilasfirmad tegelevad rohkem omaette, aga minifirmadel ikka juhendajad peavad rohkem jälgima. Kui sa mõtled nüüd tagasi nendele 5 möödunud võistlusele, mis meil täna selja taga on, siis kes on võib-olla sulle sealt kõige silmapaistvam finalist, keda sa täna ka kenasti mäletad? Vaata, Ander, kui sa oleks küsinud kuidagi teisiti, oleks võib-olla võinud veel vastus olla midagi muud, aga silmapaistvam oli kindlasti Illuminaati. Need olid noored, kes kõigepealt kõikidel laatadel, nad esinesid erinevates militaarrõivastes ja nad tegid lauamängu, mille nimi oli kurikuulsused. Nad olid sinna sisse pannud nii Stalinid kui ka Hitlerid ja kõik muud võimalikud pahad kujud. Esitlesid neid väga hästi ja müüsid väga hästi, nii et neil oli ikka kasu mitmed 100 eurod. Mul ei ole vist mõtet sellest rääkida, sellepärast mina olin ju toona võistluse žüriis, kui sa mäletad, ja tõepoolest ma mäletan ka väga hästi minifirmat Illuminaati, nii et tõepoolest on nad üks silmapaistvamad. Eelmisel aastal võitis selle võistluse õpilasfirma, minifirma Kõpits. Mida nemad siis valis Klõpits? Nemad võtsid sellised, või õigemini tegid vineerist tassihoidjad, mida andis nagu pesupulka panna laua külge. Nii et kui sa rongis kuskil reisid või kui on tuuline suvi, saad pikniku pidades laua külge panna või kuhugi külge kinnitada, nii et su tass või klaas, mis seal sees on, seisab turvaliselt püsti. Mida sa ütled nüüd selle aasta finalistidele? Minifirma programm on neil selja taga. Kas nad on nüüd valmis alustama päris ettevõtlusega? Ei ole. Nad on saanud esimese pisiku. Ja vaat nüüd on õige aeg teha õpilasfirma. Ja meil oli kunagi meie üks esimese aasta minifirma tegi pärast õpilasfirma. Nad said Euroopas teise koha. Need olid klavitüdrukud, kes tegid sõbrakindaid, 2 kätt ühes kindas. Ja vaat nemad ütles seda, et miks nad võitsid ja miks nad nii edukad olid. Oli suur asi see, et neil oli kõik eeltöö juba tehtud. Nad ei pidanud midagi kordama, neil ei olnud vaja finantse õppida, meeskond juba töötas ja siis nad läksid sama seltskonna ja uue ideega ja tegid õpilasfirma. Ehk siis, kui me oleme nüüd meie tänaste vaatajate jaoks väga selged, siis millal saavad need põhikooli noored teha õpilasfirmat? Põhikooli noored saavad 7. klassis teha minifirmat ja kui nemad lähevad siis gümnaasiumisse, siis nad saavad teha juba 10. 11. klass on kõige parem tegelikult. Ehk siis noored, gümnaasium, olge valmis, õpilasfirma on teie võimalus saada veel enam ettevõtluskogemust ja Eesti programmid teid sellest kindlasti toetavad.